Issand, ava mu huuled. et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Tema alusmüür on pühadel mägedel. Issand armastab Sioni väravaid rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid. Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn. Ma nimetan Rahabit ja Paabelit minu tundjateks. Vaata, Filistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga, need on seal sündinud. Aga Sionist öeldakse, mees mehelt on nad seal sündinud ja tema kõige kõrgem asutab seda. Issand loeb ära, kui ta rahvast kirjutab raamatusse, see on seal sündinud. Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse, kõik mu allikad on sinus. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 10. peatükist. Au sulle, Issand. Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus, kui juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle, kui kaua sa veel pead meie hinge kahe vahel? Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega. Jeesus vastas neile, ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod, mida ma teen oma Isa nimel, need samad tunnistavad minust, kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu Isa, kes on suurim kõigist, on nad mulle andnud ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest. Mina ja Isa oleme üks. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Jeruusalemma templi pühade ehk Hanuka ajal saabus Jeesus templisse. Teda nähes piirasid juudite ümber, tahtes tema suhtes lõplikult selgust saada. Ta oli kuulutustöö käigus teinud rahva seas mitmeid imetegusid ja pidanud avalikke kõnesid, rääkinud, et tema ongi kauaoodatud Messias ja saadetud Isa poolt, et inimkonda lunastada. Jutud tema kohta levisid, kuid juudid olid endiselt kahetisel arvamusel. Oli neid, kes olid hakanud uskuma, et Jeesus oli tõesti tulnud Jumala juurest ja tegutses tema meelevallaga. Kuid oli ka neid, kes pidasid Jeesust pühaduse teotajaks ja koguni kuradisaadikuks. Templipühasid, mille ajal Jeesus Jeruusalemma naasis, tunti ka tulede pühadena. Meenutati ju seda, kuidas Juudas Makkabeus oli saanud võitu süürlaste üle juutide ülestõusu käigus ning süütanud Jeruusalemmas templi taaspühitsemiseks lambi, mis hoolimata püha õli nappusest põles ime läbi 8 päeva. Seega ilmneb selles loos oluline paralleel, sest Jeesus oli teatavasti nimetanud ennast maailma valguseks, mis on tulnud patu pimeduse minema tõrjumiseks. Nagu Makkabidki oli teatud tähenduses temagi tulnud Jeruusalemma juutide vabastamiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad, oli Jeesus varem lausunud. Juudid nõudsid templis Jeesuselt kärsitult vastust ja seletust. Nagu öeldud, olid nad eriarvamusel, kes soovis leida kinnitust, et saabunud on päästja
kes ihkas hoopis kiviga visata. Me näeme, et Jeesuse radikaalne õpetus ei jätnud ükskõikseks kedagi. Aga selle asemel, et ümbritseva rahva hulga ees teha mõni tunnustäht või öelda midagi põhjapanevat, nagu juudid ilmselt seda lootsid, ei andnud Jeesus pealekäimisele järele. Ta andis juutidele mõista, et nad olid juba näinud ja kuulnud palju, aga siiski ei uskunud nad temasse kui Jumala pojasse. Ometi tema teod kõnelesid tema eest. Ta andis sellega mõista, et need, kes tegid teadlikult südame kõvaks, ei hakanuks teda mõistma ega uskuma nii või teisiti. Jeesus teadis, et suure karja hulgas on lambaid, kes hoolimata ohust kangekaelselt oma rada tahavad minna. Jumal ju tunneb enda karja ja selle nõrkusi ning seepärast annab ta oma suurest armastusest meile valiku, kas järgneda temale valgusesse, kus on ohutu, või siis tegutseda omatahtsi ja kobada pimeduses. Ja Jeesus oligi tulnud nagu hea karjane, kes oli valmis andma oma elu, et päästa oma lambad ohu käest, palumata midagi muud, kui et kari temale järgneks ja võtaks kuulda, et tema on tee ja tõde ja elu. Ja meie palume. Jumal, sina elad valguses ja kaotad ära kõik varjud. Valgusta oma ligioleku heleda säraga patu ja häda pimedust, mis meid ümbritseb, ja ära lase Kristusel õigluse päikesel meie südameis loojuda. Luba meil selle aja pimedusest pääseda valgusse, milles sina elad. Seda me palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Me palvetame üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus on ise meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand õnnistagu meid, hoidku meist kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.